Vanamoor on mul kange. Taale peab egas asjas õigus jääma. Kui ta teaks, et ma preed soolisi jutustas, siis ta paneks mind kevade koos tuhlidega maha. See oli eelmise jõuluaegus. Ma tõi poodest tangu vorsti, omale muidud ka midad, mille ma kruubengi taha peitsi, ning mõtles, et ma tee äige vehese üllatuse, et nõnda kaua, kui vanamoor lautas oma toimedamisi toimedab, prae ma tangu vorsti tee. Ma tegi nende laugud seesse ja pani pannu peale ja nõnda, kui vanamoor tuba sai, oli kohe kisa lahti, et mis plega sa vanamessi pannu peal praed. Ma ütles, et tangu vorsti. Ma tegi augud kõik ennast sisse ja miks jauksa neid nii palju tegid? Ma küsis, et kui palju ma pidi siis neid tegema. Seda ma ei tea, seda ma tea küll, et sa tegid rohkem. Ja kui me ei vaidlema hakkame, siis läheb veerend tundi, läheb pool tundi. Ma tõsta lõpuks keed üles, et olga peal soola õigus, senne peale sirudab vanamoor keenad püssi tiku muu poole ja põrudab. Hiljaks jäid, ma mõtlesin juba ringi. Ja üks on kindel. Kui ma üksi mida tassi valmis tee, siis reegib vanamoor mannipoodis kõikidele, et mei vanamehega tegime. Kui mei midad koos juhtum tegema, siis on selge, et ta tegi. Ja kui mool kipub vahel õigus jääma, siis teedustab vanamoor, et ma pidi üldse valesti kokku pantud olema ning ta peaks ega päev liitri piima tasuta saama nagu vene aegus, sest mooga elamine on tervist kahjustav töö. Oled sa kuulnud, mismoodi vanamoor Tillevaniga räägib? Ei ole. Pane siis kõrva taha. Ühe ummigu keskid helistas ja vanamoor ütles Tillevanis jooksed sõnad. Ma ka ei tea, aga ma räägi soole. Ja see näidab naisterahva mõistuse. Ja asja võtti joogid see, et kui sa ei tea ning ikka räägid, siis on selge, et sa teame, sa räägid. Ja televiisori pärast käib me teil kogu aeg sõda. Siis ei tohi Tillevan heliseda ning koer ka mitte haiguta. Ning kui pesumassin juhtub parajati sentri vuugima, siis keerdakse hääl nõnda valjuks, et kui ma sealt hakka kuuri alla põgenema, tuleb stormterliibe õue järgi. Ühe korra vaidlesin meis enne üle, kummal medest ennem varbud külmaks lähtvad. Tüki aega võtsime. Ma tõmmasin siis jälle pliida ees sokid maha, et vaada, kas juba omidad märki, et keha temperatuur hakkab alla vajuma. Vanamoor pani kohe õilem, et vanamessu kannad ju korpas ning lõhke termus asi. Ja eks ta ole terve suvi klodi peal nurkade vahel unustad kummisaapud jälga ka ning palju selle jaoks siis tarisu, et jalad hukka ei lähe. Vanamoor ütles, et kõik see param ravi senne jaoks on kusi. See pidi kannad terveks tegema ning juba vanast ajast teeda. Ma mõtles senne peale, et sii aidaks äkist sösunasi, et ma jälle sõida peevotsa praamiga edast tagasi. Sel pole ju mida tehja, raadiot seal ei kuule, televiisorit käima panna ei tohi, et paras olekski palju jälu kämmergus seista, kes aga tuleb, ju sa saad ise aru, ning õhtuks oleks jalad kinad ja titerosad ning pehmed peale kauba. A mool oma rohi ja ma läksi kuuri. Ja kui ma tuppa tagasi tuli ja vanamoorile oma kandest näitasi, oli ta imestusegi üsna ümmargune, sest mu kannad olid siled nagu seamunad. Siis hakkas ta küsima, et kus ma jäladega nende ajast korda sai, ta oli ju ka sennega probleem. Ma ütlesin, et see on väga lehtne, senne jaoks on tald lehvija ning naistele müüdaks neid konsumi teise korra peale eraldi. Jah. Oota, kus mu jutt jäi? Jah, et kumbkid medest ei saa jälle teisest enne meesurra, sest kenne õigus oleks siis teise kalla lambut terita. Vanamoor ütles, et ta oleks ammu pidanud omal kidast teist vaatma ning mind üsna pitka laine peal saatma. Ma ütles, et see senest ei oleks midagi välja tulnud, sest mitte keskida ei oleks end tahtnud. Vanamoor keeras kahuritoru juba moo poole, aga ma pärudasin ennem, et kui see teina teed oleks saanud, et sa nii tolguse asjaga kot maa kokku oled elanud, oleks ta su peeva pealt mida õue väravast seesse tagasi kupadanud. Vanamoor jäi mõtlema, et kas ma nüüd käsi talle sesse või keerudasin ma senne juttu jälle puulatva nagu ega kord. Jah, vaada, vanasti olid kõik asjad teistmoodi. Siis oli naiste jaoks 2 ajakirja, üks oli Siluett ja Nõukogude naine ja me ütlesin vahest Nõukogude vanaid ka. Seal olid väikelehed sees, naised mannipoodi juures arudest läbi, kes tegi kleidi valmis, kes laskis tehja, aga üks oli kennel.
kremplen kleit pidi sul egal juhul kodu olema. Ei, see oli muidu mooduvärk küll, ainult vaata sui kuuma ilmaga, kui naisterahvas kiiresti käis, pidas see jälle sedamoodi peeruvahesse kinni, sa pidid teda kogu aeg lahti päästma. Ja meestel oli ju ka tähtis asi. See oli nailonsärk ja nailonmantel ja ma pani ühe korra nailonmantli selga, pareti pähe ja läksi kärdele. Ja nõnda, kui ma bussist maha sai, üks noorik läks kohe mu eest säuhti läbi, jäi siis seisma ja kummardus üsna sügavasti, et oma sukaämblust õigeks vedada, mees pole veel olnudki. Ma pöördsi silmad kohe, muidu ma oleks jälle 3 päeva teedmata kadunud olnud. A mis nüüdo? Nüüdo egatsugust klantsajakirjast ma ühte nägi Jeesus, seal olid sõsust pildid sees, et ma julgu neid pimeskid vaatama ette. Ja moeda ka sõsust, et vahel ei saa aru, mis pidi see noorik seal sees on. Ja kui nad püüne peale tulevad, siis nende käimine on sõukad, justkui inimene tahaks ise omali jälge taha panna. Neha, kus poodis naised kõik see rohkem käivad? Mis sa arvad? Ei ole toidupood. Ei ole kingapood ka mitte. No mõtle kingapood Hiiumaal. Seda pole ju enam. See kautati ees enne riiulide peale panti viinad. Nõnda, et iidlane joo rohkem ja käi vähem. Sa pole välja nuppudanud. Kaltsupoodis käivad. Et sa naadu senel sõsuse huvitava nime ka panna, nagu sekundänd. No mis asja sel sekundiga tehti jõuab? Seal ei saa minuudigagi takkama. See läheb pool tundi ehk 3/4 tundi ka. Ja häga siis seda, mis ta seelt ostab, seda pole ju taris. A naisterahval on see tähtis, et ta enne asja, mis tal taris ei ole, 1 euroga käde saab. Vaata, eelmise aasta 1 päeva ma parandasin kuuris parajate pitsud, kui vanamur kärdelt tuli, omal kaval nägu pees ja juba väravaukust edustas, et näe vanamees, ma sai sulle vilauie pintsagu osta 50 krooni eest. Ja ennasilt oli veel külges 2000 sekki ja taskud olid ka lahti läikamata. Ja ma pidi siis oma töös enne paika jätma ning kohe tuba pintsagut proovin minema. Ma hakkasin seda siis selgahema ning tundsi kohe, et see on mulle väike. Kukepintsag, mis kukepintsag? Varrugas läppes 10 sentimeetrit üleval pool kellarihma reveerid läksid nende laiali, nad varese tiivad, kes lendama õpib. Ja kõhu peal sai 1 nööbi suure surmak kinni, ma ütles vanamuril, pesta see nööp lahti, muidu ma hingasen ees tee. Vanamur sai muu peal tegeks. Võrudus sa vanamees olid jämeks läinud. Ma ütles, et ma ole egadepidi normaalne Eesti mees ja ei ole mette süüdi, et Rootsi kuningas oma alamadele süüa ei kähta anda. Nende kõrendite riided saadetakse siis siia, kus moosugust täismehed need omal selgepäevad prässima. Vanamur nähvas senne peale, et ega moole ei saagit midagi selga osta, sest moole pidavat kaela ka olema. Ma ütles, et vaata, see on mul täitsa olemas. Võib-olla pisut jämemaks läinud küll, kui 30 aastat tagasi oli, siis kui me kokku hakkasime, ning kui teda nüüd ei ole, siis sennel on ka oma kindel põhjus. Sa oled seda eluaeg keeranud ning ega asi kulub sennemoodigi vähemaks. Ega vanamur ei jätnud mette, ta otsis sentimeetri paela üles ja kamandas mind oma ede ning hakkas mu rinna ümber möötu vetma. Sentimeeter näitas 116 ning vanamur ütles, et nüüd on selge, miks ta ega kuu peab miinuseelarvet tegema, et meie omadega välja tuleks. Ega sennega ei olnud veel lõppenud, sest vanamur korraldas mu kappis nüüd tõsise revisjoni. Ta ju senne katsupoodist kogu aeg mäed juurde toonud, kuigi täna mu riidetükkist ma pole neid selge saanudki. Ja senne ummigune sott jäi sõukseks. Et 16 särgist 10 käskise ma lapiteki õmbliadel anda, 5 pintsagust jäi puu peale 1 ainam, millel 3 nööpi käik kõhu pealt kinni uladest ning kus sees sai jälle käsi ka liiguta. Üksipaarid jäid kõik alles, ainult ühega oli sedamoodi, et luku sai kinni, a nööp enam kinni ei annud, a neid pole vanamur olnud nõus veskamisest neotriibulist ja ta ütles, et kes vähegid meeso, sennel peavad 1 triibulist püksid egal juhul olema, see on moodu värk ning siia ei tähendagi midagi, kui ne ainult kapis riidepuu peal rippuvad. Ja kui ma oli vanamoriselt siis 3/4 tundi raiskanud ja toast välja sai, siis ma kuulsin, kuidas ta juba telefonis liivid kauples, et see ka ta sealt siis lõunasbussi kärdel tuleks, jah, taris oli jälle poodis käia. Kui sa vähegid mees oled, siis sa oled ju oma abielu joosul kindla peale oma vanamori suust kuulnud nõukast ütlemist, et sa vanamees oled ikka sega küll.
ning seda ütlemist ma oma vanamooriga hakkasigid ühe hommigu filosoofiliselt arutama. Ma küsis, et mis üks naisinimene sennega võib mõelda, kui ta mehel sedamoodi ütleb. Vanamooril oli kohe vastus valmis, et mis ei mõelda. Kui naine sedamoodi osunit ütlema, siis on teine omal olustega senne e-teenind ning rohkem pole siin midagi aruta. Ma ütlesin vanamoorile, et ei, nii lehtne see siiski ta ei ole. Sest käikse pealt ei ole siga ju midagi santust teinud. Ta sööb lautas oma lobi ning lööb risti ette, et jõulude tulemist järgmise aasta peale edas lükadakse, kui vähegi ta annab. Teine on see, et asja peab vaatma ka looma kaitsmise koha pealt. Sest ma saa ju ennast sedamoodi aru, et kui niisugune ütlemine on näiteks mu aadressil tulnud, siis sennega olen ma ka midagi moodi loomaga ühe pulga peal pantud, mis tähendab seda, et mind on kaitse alla vöödud ning mu eest peab kohe hoolitsema hakkama. Ning muul automaatselt õigus inimlikku kohtlemist taotleda, kui inimest keeles öelda. Vanamoor oli natust aega vaid. Ma ootsin nüüd põnevusega, mis moodi ta ennast välja keerudab. Ta tõusis ülese, vaadas mulle otsa ja ütles. Olga siis peale, maalehe soole lauta aset tegema. Ja egatsugu asja, mis ta kuskis poolt kuuleb, peab ta hakkama kohe muu peel katsedama. Vaada, vanast oli selge, mis arstirohimeski too. Olid tabletid. Seal oli analgiin, aspiriin, pentalgiin, setramoon, pyramidoon oli ka. Vetsid sisse, olid terve. Näia või lõikas sa kuskis pool sõrme, mida katki tegid, siis panti rivanooli või kampripiiridust peal ja see koht sai ka terveks. Ja kolmas asi oli käikse lihtsam. Pudeli peel. Mitte midagi muud retsepti ei ole olnud, kui et ennem tarvidamist loksuda. Aga mis sa nüüd kogu see televiisoris kuuled? Sa pead ennem tarvidamist apteekri üles otsima, perearstigi nõu pidama. Millal sa senne moodiga siis tarvidama jõuad hakata, kui jälle kõik valged ketlid pead läbi joosma? Vanasti ma teedse, et toidulisandid on sool, suhkur, senep, mädaraigas, mida sõsust ikka. Nüüd tuleb välja, et ei ole. Ühe hommiku vanamer seisis mu ees, ketli taskus, vaadas mulle alt üles nagu trestlennu poeg ja küsis. Vanamees, oled sa söönud? Ma ütlesin, jah, kuhmitilkoogid veel rüibata. Ja siis arudab vanamoor taskust välja sõsuse pisise plasmas junni, millega oleks paras mööbelt kokku panna ja ütleb, veta see on jamps. Ma tegi sammu tagasi ja küsis, et ei, mis jampsi sa mulle aed? Ei, see ei ole jamps, see on jamps. See on tänapäeva toidulisand. Mis need rakud, mis sul jälle kihasoo eluaegas maha käinud, uuesti jälle nooreks teeb. Ei noh, ega ma pole saanud siis vasta hakata ja ma pidi neid ega ühte sisse võtma. Ja ega päev vanamoor küsis, kas sa möidunud? Aga ma pole midagi aru saanud. Ja siis ühe hommigu ma oli ise loll. Vanamoor küsis, mis sa unes nägid? Ja ma ütlesin, et ma lendasin. Näed, sa oogid möidunud. Vanamoor ühna kilkas, sest ainult teismelised nägevad unes lendamist. Ja ma mõtlesin siis, et kui ma pean neid plunnist veel nädal aega sisse käkudama, kas siis vedrudab need rakudega nenda nooreks tagasi, et ma pean uuesti käima ja kerjudama õppima? Isennest oli veel vähe. Hakkas see peale ennest, et vanamoor teedustas pärast poodest tulemist, et mei hakkame nüüd tubast ümber tõstma, et hea oleks engata. Ja et senne õpetuse nimi on Feng Shui. Ma ütlesin, et isennest sõna lõpust ma sai heast aru, see vene keeles. Vanamoor pole seda tähele pannudki. Silma telkist peas, nagu oleks pitsi konjagud ründu tõmmanud ja muudkud seledes raamatpõus. Mulle ütles, et sool vanamees on seda Feng Shuit rohkem taris, et ma pidi oma inge puhtuse, sa vaadame sust sõnude poemanne juures õppindu, et ma pidi oma inge puhtuse poolest allapoole egatsugu arvestust olema, et ma pidi valesti ingama ning mede oeteo vale koha peal ja sennepärast, et ta vale koha peal pidi ma öösse läbi kusel käima. Aga mul ei antud siia aega midagi selgita. Käsk anti käde, et võta aga voodi otsast kinni, see tuleb teise pidi panna. Et ida on seal ja lääs on seal. Ma katsusin vähe õienda ka, et mis moodi ma nüüd maga. Ake vahib silmaauku, suio päiges ja talve on täiskuu ja ma võis ennest töbiseks jääda.
Vanamor arvas, et küll ta tuleb, siis aitab. Ma ütlesin, et mis asja siia aidata, kui maalehe katust mööda keed laiali nagu leinatamm hakkaks koori juhadama. Mis asja Juhan Moost mõtleb, kui ta sesust pilti näeb? Aga moo jutt ei möidunud. Voodi tuli ringi tõsta ning selle järgi kapid ja toolid ja saime magamistoa valmis, sõit läks suurde toppa. Sii oli Vanamoril kohe selge, et suur söögilaud peab meeter maad seina poole minema. Ma ütlesin, et ma mahu ju enam siis selle otsa istuma. Selle peale Vanamor itsides, et see ükskõik, kus pool sa istud, so jalad on ikka moo laua all. Me saime lauaga ühel poole, kui Vanamor jälle raamatust järgi vaatas, keed puuseas ja siristas, et Veng Sui järgi on laud liiga kõrge. Laua jalad tuleb 20 sentimeetrit lühemaks võtta ja see pidi maksalutigatele heasti möiduma. Ma tõsti siis eeldi ja küsis, et ma pole ka mitte käikse pesen poiss, et mismoodi ma siia istu. Jalad ees nagu kaugusõppel kogu aeg ja kui ma taha pälvi krõnksu vedada, siis moo pool eer kergib üles ja süldikaus jooseb sul sölle. Vanamor jäi vakka ja lubas maksalutikate jaoks midagi muud välja möölda. Ja siis käis jälle pauk. Kuusko täiesti vale koha peal, see peab 2 meetrit loode pool olema. Ma rehkendasin välja ja küsisin Vanamori käest, et see on täpselt soojamüüri kohtas ja kas ma pean nüüd hakkama keset talve ahju lõhkuma. Et ma olen selle tõstmise käikus juba niigid kannatanud. Köht ähvardab ega minut põhja alt ei lüüa. Magama ma julgu minna, sest ma ei tea, peame 20 minuti ühe külje peal olema, 20 minuti kõhul ja siis tagurpidi voodis, jalad padi all, nad pardi pojal, et kaua see tola tegemine meite majas käib. Ning kujudad sa ette, ta pole moo peale vihastamisega senne korra aega hakanud aega raidamagi. Ütles ainult, sind vanamees peab tõsiselt ravima ning ma ei olevat nii kiireteks muutusteks valmis. Et hea küll, teeme kuuse lühemaks, selle panem plita peale, ilmad sujad, aidab ahju kütmisest küll ning verivorstid saab elektriplita peal ka valmis tehja. Ning ühte asja pani ta siis mul käiks rohkem südame peale. Veng Sui järgi ei tohi elu ilmaskit ühte ainemat asja kinkida. Ikka peab 2 tükki olema. Siis tuleb õnn ning hakkab isegi meite katuse all lõitsema. Ma küsisin selle peale lamba näuga, et kas ma või nüüd poodi minna. Ja Vanamor lubaskid. Ma läksin poemanni juurde ning ütlesin. Mann, kingi mulle 2 pudelda õlut, sest ühekaupa Vanamor enam osta ei luba. See pidi abielu lõhke ahema. Sedamoodi ju Veng Suis kerjes. Ja ei, ma maksan sul välja, aga sa helista nüüd kohe Juhanile ja kutsuda siia, sest ma ei ole kinnel, kui ma kuju hakka minema, kas siis moo viiluots paistab enam käde või on Vanamor terve maja koos Veng Suiga metsa alla tassinud. Mann helistaskid, ma arudasi korgi PLD ning jäi Juhani tootma. Kui Juhan poodi jõudis, andsin ma Juhanile ka pudelipõuse ning ütles, et nüüd tuleb üks hea plaan välja möölda, mismoodi Vanamori seest Veng Sui välja suitseta. Medel oli tüki nuputamist ennem, kui plaan A valmis sai ning me tegime igaks juhuks plaani B ka, et kui Veng Sui peaks ise äkist minema või Vanamor südamrabandust saama. Ma läksin siis tasakesti koju, vaatsi veel värava pealt, terve maja oli tuletege särramas, nad Titanicene põhja menemist ainult orkester ei mänginud. Ma läksin sauna juure, tegi selle ukse lahti, otsisi saunavajast vana ajalehe, mis tuletegemisest oli järgi jäänud ning läksi leiliruumi sisse. See ühtlasi pesemisruum ka meid. Ma pani siis kündla aknalaua peale põlema, vetsi lava alt vana vihakontsu, arvutasi sinne lahti ning sidusi omale rootsud tüid ülese poole pehe, ühe vana kaltsu tõmmasi pea ümber, nõnda et ma oli täpselt nagu Mati Miilius kunstinäituse avamisel. Siis ma istusin pingi peale, küünal oli ju akna peal sedamoodi, et väljast küünlavalgus paistis, aga sesse selle kõrvalt mida nähja ei olnud. Ma vetsi ajalehe, jäi ootma, et ühe korra ta nii õue poole vaadab, sest naised hoius õsust, et kui sa kohe nendele silma ei hakka, siis su kisa lahti, kus pool ta nüüd nii kaua on, mis asja ta seal jälle teeb ja millast ühe korra tuleb. Ja siis Vanamor vaataski, kardin käis siuh kõrvale ja tagasi ja vähe aja pärast ma kuultsi, mismoodi palkuni uks kolaki kinne visati. Vanamor tuli. Ma vetsin obesti ämbri ning pani tagurpidi küünla peale, nõnda et väljast pidi sedamoodi paistma, nad tuli oleks ehkustudet. Vanamor jäi seisma. Ja ma kartsi, et ta julgugi tedast tulla. Ma vetsi siis ämbri küünla pealt jälle ja nägi, et
Vanamor hakkaski ettevaatlikult edast tulema, justkui läheks mööda kivist merepõhju ujuma. Siis ma kuulsi, vanamor jõudis sauna juure, siis ta võttis ja hakkas lingi kallal lögistama. Nõnda, kui ta sauna ukse lahti pääsis, nõnda ma karjusin Feng Shui! Sauna uks lendas parlartsti kinni ning vanamor pani nõukse ajuga toa poole, et kiviaed liikus. Ma võtsi viha BSD, katsu viskasi ka nurka, võtsi ajalehe käde ja hakkasi lugema. Ning seda ma arvasi. Veerend tunni pärast hakkas sireenid ulgama. Terve mööda õue oli punased sinised massinaid täis, vilkurid peksid tuld sirelipööse alla, nõnda et kukk lolliks läks 6 korda järjest kires ja ju ta mõtles, et ummik ja viimne päev on ühe korraga kätte jõudnud. Ning siis ma nägin mede konstaabel. Ka püstul peus tuleb sauna juure ja see kamandab. Tule välja, keed kokla peal. Ma pidasin peenigest. Ta tuli ikka lisemale ning aes selja vastu ukse piite nagu Ameerika filmis ja püstuli otsa lükkas siis sauna ukse vahelt sisse ja kamandas. Tule välja, muidu tulistan. Ma ütlesin, minegi sitale, poiss. Mis õigusega sa mu majapidamisse lõugama tuled ja mu lehe lugemist segama? Konstaabel ajas silmad suureks, nad naine oleks ta oli just kaksikud valmis teinud ja ütles, sina Karla. Ma küsis selle peale, et kidast sa siis nüüd mõtlest sii mu oma saunas leida? Ta küsis, et miks sa toas lehte ei loe? Ma ütlesin, et toas ei ole enam võimalik, sest vanamor tõstab Feng Shuiga mööbelt ringi, aga sauna tegi ma ristimärgi ette, siia see asjamees ei peesi. Konstaabel näidas teist korda 2 minuudi sees lolle nägu ja küsis, mis Feng Shui? Ma ütles, et mingu tuba ja küsigu vanamori käest järgi ja kui ta õige mees on, siis võtku see Feng Shui kinni, sest kui sõsune küla peale klodima peeseb, siis ei teegi, mis imeloomad siin naistel sündima hakkavad. Konstaabel läks toa poole, ma nägi, kuidas ta veel kamandust seal jagas, nõnda, et see autopart mitte õuest menema vingerdas. Tükk aeg oli toas. Ei mina tea, mis asja nad seal toimedas. Siis tuli ta tagasi, ütles, et mingu ma tuba, vanamor juba odab ja ärgu ma rohkem lolle mängigu. Tohho tellae, terve elamine pööratakse peele ja ei tea, kes siis lolle mängib. Ma läksi siis tuba ja nägi kohe, et kõik asjad oma kohtas tagasi. Vanamor vaadas televiisorit ja ainult korra tulistas oma 2 silmanurkast. Ja siis hakkas natus aja pärast hoopis teist juttu ajama. Et lapsed pidid nädalavahetusel koju käima tulema, ei tea, kus poole me nad magama paneme. Ma ütlesin, et kus ma tolgus inimene oska seda öelda, et jo sa pead oma juhi ja õped ja Feng Shui käest järgi küsima. No, ei tahab sennest Feng Shuist nüüd küll. Ma ütlesin, et elden aeg, mind oleks enne so Feng Shui pärast täna õhtu mu oma saunas maha lastud. Aga siis ma vidasin siiski tagasi. Muidu oleks vanamor hakanud jälle tiivanukest külje pealt välja ajama. Aga ise ma mõtlesin, et mede plaan Johaniga läks aga heast õnneks.